Pole nädalatki möödas ja meil on juba uus draama. Ja draama, mis on seotud, võib kaudselt öelda meiega või minuga või meie reactiga. Ma ei tea, ühesõnaga draama, jälle draama, võtke söök ligi. Kell on tegelikult 1:30 öösel. Tere tulemast tagasi. Settin Chill kanalile. Räägite. Siin kanalil võib kõike teha. Ühesõnaga, mis draama on? Mimugõmu. Draama seisneb siis selles. Me tegime siukest reacti nagu suunamudijate tuleproov. See oli siis viimane, kus käis Steven. Seal oli siis selline olukord. Kas ma natuke tagasi tohin ka anda? Jaa. Suhtlusega alguses esimeses... Vend tuli sisse ja kohe tagasi. See oli jumala, saad sa aru, ta oli jumala pahane see tädi seal. Kui ma sulle helistasin, siis ma sain teise info ja siis õhtul, kui sa mulle küsimused saatsid, oli see hoopis kolmas sisend mulle. Täna ma tulin ka siia niimoodi, ei saanud täpselt aru, millega tegu on ja mille jaoks üldse filmimine tuleb. See on karm nagu, see on karm. Nagu ei ole nii deep ka või nagu... Ma mõtlen, sa teed telesaadet, vaata, sul tuleb koostöö ja siis mingi vend hakkab seal lihtsalt niimoodi karmilt laema. Üliaukar. Sa lihtsalt seisad seal mingi, palun vabandust. No ja siis me seal ütlesime mingi, ma ei tea, et meile ei meeldinud see, kuidas käituti, suht, ma ei tea, mida iganes, on ju. Ja see oli vaikus. Ja see 2 nädala pärast reageeris sellele TikTokis siis Regina Tambek. Tegi siis TikToki, kus ta siis ütles seda. See, kes selle Magda Beauty poolt see naine seal oli, ta oli nii nagu know it all ja nii ta. Ehk siis ta natukene, on ju siis complainis, et kuule, ma ei tea, mulle ka ei meeldinud see, mis seal videos toimus. Ma enam Magda Beauty'sse ei taha minna. No ja siis hakkas pihta. Järsku hakkas tulema mingisuguseid kõnesid mulle. Mingisuguseid vihjeid siit-sealt, et kuule, ikkagi Magda Beauty on väga pahane selle peale, mis siin nagu toimub. Ma olin mingi, mida? Mis nüüd? Me lihtsalt ütlesime, et meil ei tunnud, et see oli nagu väga okei käitumine, vaata. Ühesõnaga päädis asi sellega, et mulle kirjutas Regina esmaspäeval, et siuke teema, et mulle saadeti nõudekiri. Regina sai Magda Beauty'lt nõudekirja selle eest, mis ta siis TikTokis ütles. Väga haige, ja. Ja siis ma olen mingi, ta küsib, et kas nagu te ei saanud. Ma olin mingi, ma ei tea, miks ma ei saanud. Või nagu, see peakski olema just esimene punkt, on ju, kus meie tegime reacti, et kui sul mingi probleem on, siis sa pöördud nagu meie poole või minule või mis iganes ütled, on ju. Aga ühesõnaga, nüüd on draama lahti. Vaatame korra täpsemalt, mis siis rahvas räägib, mis toimub, kes on süüdi, kas on üldse keegi süüdi. Mis nüüd edasi saab? Ehk siis alustame. No ja analüüsime siis ikkagi algusest peale. Korraks nägite mingit klippi, aga vaatame siis korra selle veel läbi, kommenteerime kaasa. Vaatame, mis Regina täpsemalt ütles. Võib-olla ma ei peaks sellel teemal sõna võtma, aga kas te vaatasite ka seda Sevakini viimast videot? Jaa, vaatasin. Ja mulle meeldib, et ta ütles, et võib-olla ma ei peaks seda tegema. Võib-olla ta juba teadis midagi ette, aga pärast vaadates neid reaktsioone, siis ei tundu, et ta väga teadis, mis saama hakkab. See on Magda Beauty ja see turundusnaine, kes täiega noomis. Ma ei mäleta, mis selle suunamudi ja selle tüdruku nimi oli. Aga ma ei tea, kas teil oli ka nii siuke tunne oli, et nagu nii piinlik. See, kes selle Magda Beauty poolt see naine seal oli, ta oli nii nagu know it all ja nii ta. Ma ei tea, kas ta teab, et tegelikult minu arvates jättis ta selle brändi lihtsalt nii halva mainega. See oli minu meelest täielik mainekahju. Sellepärast, et lihtsalt see mulje, mis mul jäi, varem mulle täiega meeldis Magda Beauty ja peale seda, kui ma vaatasin seda videot, lihtsalt nagu ma ei tahaks never nendega koostööd teha ja ma reaalselt nagu väldiks sealt asjade ostmist lihtsalt sellepärast, et see naine tundus nii õel. Selles mõttes, kurat, ma tahaks nagu öelda, et võib-olla nagu liiga ekstreemne kohe nagu see, et ma nüüd ei osta üldse ühtegi asja, sest üks naine, kes on lihtsalt mingisugune tiimi osa käitus selle õelalt. Aga samas fair, kui sa ikkagi suhtud nagu klientidega või siis mingisuguse koostööpartneriga eriti nagu eos nii sitasti ja siin ei saa selle taha peita, et see on kontekstist välja. Meil ei olnud mitte midagi kontekstist välja rebitud.
täpselt nii nagu saade oli, põhimõtteliselt meil oli sees. Võib-olla katsime lihtsalt lühemaks. Et ühesõnaga, jah, võib-olla kohe panna ekstreemsusesse, et ma ei osta enam mitte kunagi. Võib-olla too much, aga samas on see, et kohe kui on siuke vaata suhtumine, siis on kohe teistpidi nagu ka nagu mingi, et ma ei taha ka nagu tegelikult siukest experience'i saada või nagu what the fuck nagu null koha pealt on ju. Sest see tüdruk nagu tema jäi väga nagu kannataja rolli minu arvates. Ma ei tea. Kord kui mingi ebaõigluse teema, siis ma lähen nii turri. Ma ei suuda lihtsalt vait olla. Mul jäi lihtsalt nii halb mulje. Ma ei tahaks never selliste inimestega koostööd teha, kes käituvad niimoodi. No okei, ühesõnaga lihtsalt Regina võttis selle teema üles. Video oli meil tegelikult juba 2 nädalat vana, on. Mitte midagi nagu seal ei olnud, suht random, on. Eks nüüd ongi see, et see pani asja käima, inimesed vastavad, et noh, et jaa, sama, ma ei lähe enam sinna. Olen Magda Beauty töötalt igast õuduslugusi kuulma ammu ja austada firmat, on, et nagu siin läks täitsa kreisiks. Aga mille peale Magda Beauty ise vastas, kahjuks jäi eetrist palju olulist kontekstist välja. Meil anti juhised, tegemist oli väljakutsega, meie roll oli teda suunata ja anda saate formaadi jaoks teadlikult karmimad tagasisidet. Kuna tegu oli uue saatega ei osanud ette näha, kuidas see lõpulik kokku lõigatakse ja ekraanil mõjub. Sandra sai väljakutsega väga hästi hakkama. Mingi veel ei usu sind. No tahavad selle peale, et kontekstist välja võetud, et tegelikult seal oli rohkem filmid. No võib-olla, vaata, see on nagu perse küll, noh. Mis nad on? Fucking mingi asja jätsin kuradi äädika kärbsed. Perkele küll. Et reality showdes hästi palju ikkagi võidakse natuke seda contenti monteerida, midagi välja jätta, välja lõigata. Aga sa ju näed, vaata. Sa ju näed, mis seal toimub nagu. Mul ei olnud sükest tunnet. Kuule, sina ole ülimunn selle naise, selle suunamudijaga siis on. Ma kui suvaline justkui esindaja ja kui keegi ütleb mulle, ole munn nüüd saate osalejaga, ma oleks ise ka mingi wow. Ma ei taha munn olla, mis asja, et see nagu minu imidž ka, vaata, see on brändi imidž, me ei taha. Ehk siis siin Sandra ise, kes tegelikult oli siis selle asjaga seotud, ta ise ütles ka seal mingi, et no tegelikult oli kõik okei ja oli see Turaned kärbsed, mida viid tõmmake nahku reaalselt. Te vaatasite ka seda Sevakini viimast videot, kus oli see Magda Beauty. Ei ole, aga ma olin seal ja ma üritasin ta videole ka kommentaari jätta, aga ma ei tea, kas see läinud läbi või ta lihtsalt ei approve'inud seda. Ja selles olukorras ma võin lihtsalt nii palju öelda, et muidugi, kui ma läksin sinna, siis ma olin stressis. See oli ikkagist veits ootamatu ja ma arvasin, et tagasi ta antakse nagu pärastpoole. Ütleme nii, et ma pärast rääkisime ka selle naisega ja teistega kõik seal kohapeal olid. Need kõik mega toredad, naine oli ka nagu mega toetav, et selles mõttes no hard feelings. Ma näen, et see läheb suht nagu rough välja, kui see on on screen. Ma ei tea, mis sinna Savakini videosse lõpuks jäi, aga selles mõttes nagu it's just a show. Sandra oli videot vaadanud. What the hell? Ise tahtis nii väga videosse tulla. Sandra, kene, hallo. Ühesõnaga, ei tegelikult. Sandra justkui väidab, et ei ole mitte midagi, et tegelikult ei ole nii hull ja blä. Et pärast oli jumal normaalne. Fair, okei, lõpus ongi nagu kõik see. Me isegi minu arust tõime välja ka selle, et seal lõpus oli tegelikult normaalne ja leppisid ära ja kõik oli okei. No fine, okei, nice. Aga muus osas selles suhtes väga süka armas ja tore video. Näed, see naine ka muutus. Sai tasuta promo, sai aru, et kõht tühi lihtsalt. Täiesti võimalik. Vahepeal naistel on niimoodi, jah. Meestel on ka tegelikult. Meestel on ka. Sexist, bro. Just võtsin, ma olen sama suun. See ei pisenda seda fakti, et alustati imelikult, alustati üliveidralt. Ja see on lihtsalt tunne, arvamus, mis me ütlesime, et ja nii on, et imelik. Sama ütles Regina, on ju. No ja siis oli justkui nagu kõik vaikus. Siis ma sain teada, et ühesõnaga Magda Beauty on vihane. Pommitavad seal mingeid inimesi, siit-sealt küsivad, uurivad. Ma olin ka mingi, mille peale, mis asja? Täiskasvanud inimene lihtsalt solvus selle peale, et nagu öeldi, call out'iti tema käitumist ja lihtsalt öeldi, et küll see oli natuke ebaviisakas. Mida iganes, oli jälle vaikus. Ja siis vahepeal ma nägin siukest klippi, mis nüüdseks on maha võetud, aga ma sain aru, okei. Seda võeti ikkagi väga hinge. Nii et vaatame. Video näidata, mida Magda Beauty kindlasti ei taha ja ma teile näitan.
kogu selle olukorra kohta nad tegid nalja enda TikToki. Ja see TikTok on nüüd maha võetud. Aga mu armas Instagram subscriber saatis mulle selle. Nii et let's watch it together. Tahaksin teiega koostööd teha. Kas sa oleksite nõus? Jaa, muidugi oleksime nõus. Oleksid sa äkki huvitatud ka mingisugustest suunistest, näpunäidetest? Jaa, muidugi. Ja alati võib anda tagasisidet. Kuri nägu. Kui sa selle video meile saatsid, kas sa üldse süvenesid, kas sa ise vaatasid seda videot, mis kvaliteediga sa meile selle saatsid, kuidas sul klipid kokku lõigatud oli, mis tagataustal üldse toimus, toodetest nagu reaalselt, kui sa poes rääkisime, kuidas sa pead ütlema asju, see oli kõik täiesti risti vastupidi, meie kokkulepitud lauseid sa ei kasutanud, sooduskoodi jätsid kuskile kooli, kui sa mainitud. Aitäh, see oli suht nõnnu. Stay hydrated. Oota, aga mis ma ütlen? Oota. Mis asi see oli? Mis asja? Mida mu silmad nägid? Mida teie silmad just nägid? Me vist mängisime kohtuniku rolli liiga hästi. Bräh! Ja siin ta pani vaata niimoodi justkui selles sketšis või naljas alguses pani, et sa ei teinud seda. Aga Sandra tuli ju alguses sinna. Tal ei olnud ju mitte midagi valmis ju. Ta lihtsalt hakkas tegema alles. Ta lihtsalt pidite talle mingid asjad andma ja ta oleks ära teha. Where is the nagu joke? Mingid asjad on sassi läinud siin järjekorras. Tõusõnaga hästi mitte üldsegi butthurt reaction kogu asjale nende poolt. Ja see läks nagu niuhti. Ja siis oligi. Järsku mulle kirjutas, saatis Regina siis voice'i küsimast, et kuuled, et said sa nõudekirja, et ma sain praegu. Mida iganes vaata. Ja vaene Regina oligi saanud siis nõudekirja ja no kujutage ette, lihtsalt teed TikToki, kus sa reageerid justkui minu video peale, kus meie seal midagi kommenteerisime, jäppisime, plämasime. Ja ütlesid, et jaa, ma olin poistega nõus, et kuidagi nagu vastiku mulje jätsid. Ja siis sina saad fucking mingi nõudekirja suurelt alabrändilt, et kuule, võta maha, maksa seda, mis iganes. Maksa seda, maksa toda. Ma ei tea täpselt, mis need kuradi nõudekirja tingimused on, aga ma eeldan, et see on mingi mainekahju ja võta maha ja kõik see. Ja kujuta ette, nüüd sa oled tavaline inimene ja mõtled, et mida vittu, mis asja? Ma pean nüüd vastama. Ma lihtsalt side note, et keegi nõudekirja saadab, siis võite öelda ei aitäh. Et kui midagi on, siis tõepoolest palun väga mine kohtusse. Aga lihtsalt point on see, et ühesõnaga sa oled nagu tavaline muusik TikToker üritad oma asja teha ja siis järsku saad maktapiutilt, saad mingi fucking nõudekirja. Ja nagu mida sa teed, ilmselgelt kassib ära, saad mingi mis asja, paanika, kõik see, küsid seal inimestelt, ei oska midagi teha. Ja siis ta ka siin pani mingisuguse reactioni, kus ta siin on ka täiesti sa endast väljas ja kõik see, lõpuks kõik toetavad. Aga point on see, kuidas see välja tuli, oli ilmselt see, et ta pöördus seal selle juristi poole, kes meil tegelikult YouTuber on, tavakodanikust naiste rahvas, kui me ei eksi. Steveni kaudu oli midagi uurinud ja siis ühesõnaga hommikul ärkad vaatad, juba draama lahti. Steven karjub seal, kuulge, Makta Beauty, minge te sinna ja siis ühed on seal mingi tänna. Need vaatame, mis siis täpsemalt inimesed selle kohta öelda on. Davai, Makta Beauty. Öelge nüüd, kes teist otsustas, et noore muusiku vastu võiks esitada nõudekirja ja teda kohtuga ähvardada arvamuse avaldamise eest? See on maksimaalselt piinlik lükke. Jaa, tõesti, ma nagu nii nõus, kui üldse nõus saab olla. See on ebareaalne. Esiteks lihtsalt see, et kui Regina nüüd call out'is ja siis tegelikult lihtsalt tahaksin, kuulge, jaa, sorry, käitusime valesti, võtke fucking sooduskoodid, -50, lennake kõik laivi ja asi unustatud. Ma saan aru, et seal on vaja siis seda teenindajat, ma ei tea, mis ta amet on, aga ma eeldan, et on mingi teenindaja või mingisugune justkui esindaja, vot. Et see esindaja, sa pead teda kaitsma ka, aga lihtsalt samas see on nii lihtne asi öelda, jaa, we fucked up nagu. Tänapäeval on ju fucking kõik kommentaaridest selge. Loe läbi, arvamusi on erinev, aga loe kommentaarid läbi, vaata, et okei, I think we fucked up here nagu. Sorry, käitusime nii, läks valesti ja võtke sooduskoodid, kõik, stonks to the moon. Ei, no. Alguses see, et sa teed selle fucking video, vaata see, kus sa justkui teed ülisita nalja ümber selle. Ja siis sa lihtsalt võtad nagu selle asemel, et meid
mulle nõudekiri saata, onju. Sa saadad selle inimesele, kes lihtsalt avaldus arvamust meie video kohta, vaata. Kes ei ole nagu põhimõtteliselt asjaga üldse kuidagi seotud, lihtsalt ütles midagi. Saadad talle selle nõudekirja. See on nagu ebareaalne ju. Püüad teda vaigistada, öelda, kuule, et võta maha ja kõik, onju. Väga kohutavalt üks, ma arvan, ajaloos kõige sitemaid PR-lükkeid ever. Ja kohe vaatame, miks on ju. Ma arvan, et ma tean, et miks nad seda just Reginale saatsid, mitte mulle või kellelegi teisele. Et Regina, siuke vaikne, siuke tiktoker, võib-olla ei ole seal see, et saadame talle. Ta ilmselt võtab selle kohe hirmust maha ja kõik on ju. No mis juhtus? Regina võtsin selle tavakodanikust naisterahvaga seal mingi veel paari inimesega, kes kohe läksid ise nagu online ja hakkasid sellest rääkima. Ja kõik lihtsalt backfire'is. Ma arvan, ongi see point, et nad lihtsalt arvasid, et Regina tõmbab kohe kogu selle asja maha. Kustub järsku, et kui nad oleks mulle saatnud, siis ma oleks naernud selle üle, teinud sellest video veel rohkem vee peale tõmmanud, või mis iganes. Tõesõnaga ta teadsid, mult nad ei saa mingit reaktsiooni või vastust, et mis iganes. Kõige lihtsam target oli see Regina. Ma arvan, et see isegi nagu kukkus veel hullemini välja, kui nad oleks mulle selle kirjutanud. Ja see me kuulame edasi, sorry, ma jäin kauaks jäppima. Ma kuulasin ära, kuna ma TikTokis ei käi, kuulasin Kroonika vahendusel ära selle TikToki video, kus muusik nimega Regina avaldab arvamust mingi klipi kohta, mida ta nägi ja ütleb, et talle jäi ettevõttest halb mulje. Ja mina ei oleks selle teemani jõudnud, kui Magda Beauty ei oleks otsustanud Reginale nõudekirja esitada. Ja naljaks on see, et seal Kroonika kajastuses sealt loeb välja selle, et tegelikult anti neile juhised olla või käituda teatud viisil, olla karmid või mis iganes. Ja sellest kõigest ma oleks aru saanud ja ma ei oleks midagi halba arvanud Magda Beautyst, aga teades, et nad selle suvalise arvamusväljenduse peale Reginale nõudekirja esitasid ja teda vaigistada üritavad. Selle pinnalt ma nüüd arvan küll Magda Beautyst halvasti, jah, sest mis kuradi mõttes Magda Beauty? Olukorra muudab eriti haigeks see, et Reginaga võttis Magda Beautyst ühendust inimene, keda Magda Beauty ise nimetab oma nõudekirjas turunduse töötajaks ja see töötaja suhtles Reginaga väga nunnult ja kinnitas talle, et me ei süüdista sind mitte milleski. What? Teda ma ei teadki. Sõna otseses mõttes ja siis umbes 10 päeva hiljem laekub Reginale nõudekiri, täitsa sinne pikk, paks, korralik advokaadibüroo poolt koostatud nõudekiri, kus muuhulgas väidetakse, et see turunduse töötaja ju juba palus Reginal video maha võtta ja see on vale. Turunduse töötaja ei palunud Reginal videot maha võtta. Ta küsis, kas oleks võimalik kommentaarium kinni panna. Oh my god, that is fucking crazy. Mis toimub? Seda ma ei teadnudki. Et vennad ütlesid, ja, olgud. Ja siis pam, nõudekiri. Ja, normaalne. Pam, lendab vasakuuk sisse, vaata. Nagu mida? Ja siin tuleb välja, et siin ikkagi ei olnud esmakordne selline mitte tõe väljendamine, vaata. Kohe seletab, mis ma selle silmas pean. Muuhulgas kirjutas see Magda Beauty turunduse töötaja Reginale niimoodi. TikTok ongi täpselt see platvorm, kus sõnavabadus elab ja hingab ja on oluline ka seda austada. Ühesõnaga, all good. Ma saadaks sulle ühe nunnuka kingituse meie poolt ka, kui oleksid nõus seda muidugi vastu võtma. Mul on 2021. aasta pakiautomaat. Tahtsid mingi asjaga ära osta ka veel või? Ebareaalne. Ma püüan nüüd ette kujutada, et kas on veel halvemaid lükkeid on. Ma jään oma selle arvamuse juurde kindlaks, et tõesti üks halvemaid PR-lükkeid ever. Ja nüüd on küsimus, mida see Magda Beauty turunduse töötaja sinna pakiautomaati saata tahtis? Seda kuradi nõudekirja või? Kurat, ma ei tea, siin tundub ikkagi nagu veits ülevalt poolt. Ma ei tea, kuidas seal nagu need ära jaotatud on, need astmed või mis iganes. Ma isegi vist tean seda inimest, kes on ilmselt sellel positsioonil, kes seal suhtleb. Ma arvan, ma ei ole kindel. Ma olen siuke, et tema päriselt püüdiski nagu seda kõike nagu veits, seda shitstormi nagu ära hoida, vaata, et just okei, tegi seda, lepime kõik ära ja unustame ära ja see. Aga see kõrgemalt poolt, ma arvan, tuli mingisugune see, et kuule, meile ikka ei meeldi. See on minu spekulatsioon, I don't know.
Nad kirjutavad, et Regina on Magda Beauty kohta avaldanud oma videos valeväiteid ja ebakohaseid hinnanguid. Esiteks, et Regina nimetas siis seal saates esinenud inimest turundusnaiseks. Ma suren ära kohe. Fuck me, bro! Sa saad nõudekirja selle eest, et sa lihtsalt kogemata ütlesid vale selle, et ta on valel ametil, vaata. Ütled, ta on turundusspetsialist, kuigi te ei ole turundusspetsialist. What the fuck? Hey, all good. Jaa. Pam! Nõudekiri. Wow. Jälle kuulen nagu neid asju esimest korda, siis mingid asjad on parem, kui me siit näeme või avastame ja see on crazy. Regina ütles, et mul jäi nii halb mulje, ma ei tahaks never nendega koostööd teha, kes käituvad niimoodi. Ja siis kirjutavad nad siin nõudekirjas, et esiteks, tegemist ei olnud Magda Beauty turunduse inimesega ja ta ei esindanud Magda Beauty kaubamärki. Ja see on huvitav, sellepärast, et turunduse töötaja, kes hiljem Reginaga ühendust võttis, nimetas seda töötajat, kes videos Magdat esindab. Ta pole turundusega seotud, aga ta ütles, et ta esindas Magdat. Kui lappes kõik on. Nagu neil on lihtsalt, ma arvan, kõik meilid lihtsalt kuskile rändama läinud ja keegi lihtsalt ei suuda järgi pidada, et mis siin toimub? Teine etteheide siin nõudekirjas on isegi veel naljakam, sest nad kirjutavad, et teiseks on ka tegelik telesaade teistsugune võrreldes YouTube'is kokku lõigatud ja kommenteeritud klippidega. Regina on hiljem ka kinnitanud, et ta ei olnud telesaadet isegi näinud, vaid vaatas ühte kommentaaridega lõiku YouTube'is. No kurat, Magda Beauty, kes tahab vaadata tervet kuradi episoodi saatest Suunamudijate tuleproov? Meie vaatasime ja see oli päris karm. Aga see on nii naljakas, et nad heidavad ette Reginale, et aga sa ei vaadanud tervet episoodi ära. Nagu, mis vahet seal on? Ma võin kuradi vaadata su pilti ja öelda, et see inimene ei meeldi mulle. Tal on halb aura. Muidugi täpselt, see ongi see, et sa ei saa öelda, et kontekstist välja võetud. No, kui see inimene tõesti käituski nagu minu arvates ebaviisakalt, ma ütlen ka nii. Üldiselt me ütlemegi siin kanalile täpselt nii nagu on. Ja Regina samamoodi. Ja siis seepärast ongi tal kõik. Keegi või? Teate mis? Meil kehtib jätkuvalt arvamusvabadus. Magda Beauty, ma teen hetkel. No ja siis Steven ka, kes tegelikult siin episoodis, koos meiega seda vaatas, võttis ka ikkagi korralikult siin, pani selle vurri käima. Ja siis call out'is Magda Beauty. Ja vaatame järjest. See on põnev. Avaliku teadaande tunnistan, et olen varasemalt mingil kaudsel viisil teie brändiga kokku puutunud, aga palun edaspidi mitte mingil juhul ei soovi ma teie poest asju osta, ei soovi ka minu elukaaslane. See on väga alatu ja ma ütlen, et väga suur piinlik error. Kui te mõtlete mingisugust brändi image'it parandada, siis palju õnne. Minu hinnangul, minu silmis, minu arvates suutsite nüüd ennast nii sügavasse auku kaevata, et minu hinnangul ei suuda te sealt august enam ka välja tulla. Korrutan, minu hinnangul. Ilusat päeva teile ja palun. Vaata, lõpuks inimesed lähevad nii, ma saan aru, ilmselt natuke ikkagi kardetakse neid nõudekirju, vaata. Aga ma arvan, ei pea ütlema, et minu hinnangul on see. Kui sa arvad, nii sa arvad, ütlen, et käitu sitastena. On kõik, no. Kui me jõuame sinna faasi, et meid hakatakse iga asja peale, nagu siin mõni proua üritab teha ja mõned inimesed veel ja siis sellega, me ei jõua mitte kuskile, nii mitte kunagi. Me kõik elaksime kuradi kohtutes ja mida iganes. Who the fuck cares? Lihtsalt öelge, kuule, mulle ei meeldinud ja kõik. Mitte kedagi ei tasu karta, jumala pohhu. Nagu see on crazy lihtsalt, siuke vaigistamine. Aga Steven pani selle kogu vurri käima, ta on väga sul selline, ilmselt aidanud seda Reginat ka palju. Seega pluss rep Stevenile, et ta siin sellega nagu tegeleb. Minu hinnangul tehke järgmine kord paremaid otsuseid enda turundusmeeskonnaga. Aitäh! No ja siis hakkas see pihta, et nüüd reaalsed influencerid ja kõik need inimesed, kes on mis iganes netis teevad, hakkasid siis Magda Beauty't cancelama. Siukest pulli ma pole näinud, et järjest tulevad inimesed, kirjutavad otse, sul on ala toimiv koostöö, sa kõik kirjutad järjest, et kuule, mul ma lõpetan, ma ei taha enam, ma lõpetan lepingu ära, vaata. That is crazy. Ma ei ole siukest pulli näinud. Mari-Liis Kaer, ma tean, et tegi mingisuguse asja, neil oli juba planeeritud
mitmeks kuuks ja siis ta oli mingi tegi ära ja siis tuli see jama ja siis ta oli mingi no, thank you. Ja võib-olla mis kõige suurem litter nende jaoks oli see, et Mallu ja Pärtekas olid ka, et Mallu vist kunagi oli seal ja siis ta tuli ära ja siis ta läks Trade House'i, aga vist salajuttudega nad ikkagi olid ja siis nad olid mingi kuled, et meie salajuttudena ka tahame ära lõpetada, et meile ei meeldi see, et mingisugune niimoodi käitutakse ja üritatakse kedagi vaigistada. Mille peale tuleme nüüd tagasi, kus ma ütlesin, et ei ole tõde öeldud siis võib-olla nende sellelt teiselt poolelt, et nad olid öelnud siis Pärtekale ja Mallule, et kuule, et nagu me ei ole nõudekirja saatnud. Aga see on literally nõudekiri Regina postkastis. Vaata mingi, mis toimub? Kus on communication? Kes räägib? Kes vastutab? Saadetakse nõudekirjast, öeldakse, et tegelikult me pole nõudekirja saatnud. Nõudekiri on olemas. Ja mis nagu toimub? Eks ühesõnaga, nad jäid Mallust ja Pärtekastest siis kui salajuttudest jäid ilma. Vaatame, mis Mallul öelda selle kohta on. Saama, aga hommik on olnud väga tegus. Siin, et annan teile avalikult teada, et salajutud podcast ega ka kindlasti mitte mina ei tee koostööd Makta Beauty'ga. Nii et kahes järgmises salajuttude podcasti episoodis te veel näete Maktat. Edaspidi mitte, sest me oleme otsustanud nendega koostöö lõpetada. See on tegelikult päris juicy kos, aga kuna ka mina ei taha nõudekirja saada, siis ma räägin ainult supsides edasi. Aga üldine teadmine on teile kõigile. No ma ei tea, kas nagu kui sa kõiki asju supsidesse teed, et kas see nagu päästab mingisugustest kohustusest, aga selles mõttes rääkige julgelt. Üks asi, mida ma võin teile kõigile avalikult öelda, on see, et kui ma enda kohta midagi tean, siis see on see, et mitte mingisuguse majandusliku kasu pärast ma ei suru alla oma põhimõtteid. Ma vihkan ülekohut, ma vihkan mingit sükest vaigistamist, ma vihkan kõiki sükseid asju. Ja mind ei huvita, kas olid mu koostööpartner või ei olnud. Ja Mailul võib-olla on seal positsioonis, kus saabki öelda, kuule nagu vend supleb vaata seal. Supleb rahapatakat. Ütleb, see rahapatakas haiseb nagu sitt, ma ei taha seda. Mis on fair. Ja see mulle meeldib, kui ta ütleb, et kurat, mul on põhimõte ja kui niimoodi käitutakse, siis fuck off nagu, ma ei viitsi. Mis on väga fair, nagu juba joos katastroof. Robin Sull, kes ka meil käis kommenteerimas siin, reaktimas, ta ka siin võttis sõna. Markasin nagu paremini üles, ma saan valida, et issand, I'm so proud of you, et sa nagu avasid enda suu ja ütlesid, vaata. Ja jällegi, mis... Robin on nii uhke, et Stevenet ei mängi safe'i, vaata, et nüüd actually võttis munad pihku ja ikkagi julges midagi välja öelda, mingi teema tõstatada, vaata. Robin on väga, väga uhke selle üle, et ei läinud seda safe'i teed, seda on ikka väga näha, vaata. Okei, üks asi see, et nad ei vastanud mulle, aga teine asi on ka see, kuidas nad tegid selle mingi paroodia video, tundus see kuidagi väga selliselt, et nad teevad maha seda sisuloojad, kellest nad räägivad, aga Steven, YouTube great, aitäh sulle, show must go on. Viimase asjana ma tahan lihtsalt öelda seda, et Regina, ma olen sinu poolt, see minu arvates on läinud nagu tõesti liiga kaugele. Thank you, Steven, et sa sellest ka oled rääkinud juba ja hästi paljud teised inimesed, keda ma olen näinud ka juba sotsiaalmeedias selle kohta rääkimas. See on tõesti liiga kaugele läinud ja let's try to do better. Sandra oli see, kes selle asjaga seal, kes pahandada sai, kust nagu see teema üldse nagu mida filmiti, vaata. Ta ka juba mingi kuulega, hello, that's too much. Tere hommikust, Makta Beauty. What the fuck are you doing nagu? Mis teema sellega nüüd on? See on crazy, see nagu äge tegelikult samas, et sul on nagu see infukad mingid ajavad oma asja, kõik on pohhu alati, mingi vend on kuskil draamas sees ja mingi kõik see, aga järsku nüüd on kõik kokku tulnud ja kõik on mingi kulged, nagu see ei ole fucking normaalne. Tegelikult on nagu äge vaadata seda, noh. Ütles, et talle ei meeldi ja nüüd on kohe jama või? Seda ega nüüd endale ka väga ei meeldi enam, ega teile enne ka väga meeldinud. Et jaa, kuulge, Makta Beauty, ütleme, et korraldasite endale päris naljaka jama kokku siin ja soovin teile palju edu sellest väljaujumisega. Seniks, not sponsored at all, Apotheka Beauty, sealt saab ka igasuguseid asju ja mingisugune asi on veel seal sadamas, on see Trade House, noh, issand.
käime siis seal. Suunad trade, nagu mitte, et neil poodidel läheb halvasti ja mina olen ka obviously Trade House'iga seotud ja koostööpartner, aga lihtsalt see on nagu generational wealth moment, sa lihtsalt sööd välja ühe suure konkurendi, vaata, nende jaoks. I would go nuts ja minu arust Trade House ka tegelikult juba mingeid asju, vaata, neid repostib ka, mis on nagu crazy. Eks nagu brändid võiksid omavahel ka veel minna, on ju. I would fucking eat this shit up ja lihtsalt ainult ümber selle mängiks ja kutsuks kõik endale, et kasuta koodi Magda Beauty. Saad -30. Tule karju meie teenindaja peale ja saad -50. Ma teeks mingid üli nagu out of the box mingit asja, kuidas lihtsalt kliendid tuleksid, häviksid natuke fun'i selle asja üle ja lihtsalt varastad konkurendi kliendid endale, vaata. I would go all in nagu selles osas. Edu, Regina. Magda Beauty. Me siin rõdul päevitades otsustasime Richardiga, et poisid ka Magda Beauty'ga koostööd. Ma panin ka stoorikesed Magda on cooked, treenast niikuinii parem. Selle ilubrändi skandaali teemal huvitab mind ainult see, et kas selle nõudekirja said ka need 3 meest, kelle YouTube'i videos kogu see asi üldse algas. Ei saanud ja ilmselt ei saa ka ja ilmselt kui saan, siis ütlen kindlasti ei aitäh. Vaatab, kas isegi viitsib vastata. Õpin turundust kommunikatsiooni, et mitte olla nagu Magda Beauty. Ma ütlen teile, see läheb raamatutest sõna. See läheb raamatutest ja kui te õpite turundust, reklaami, mis iganes ja kui sellest see nädal või järgmine nädal te ei räägi sellest või business peaks ka siuksest asjast rääkima. See on lihtsalt must have, no. Ja ühesõnaga lõpuks jõudis asi sinna välja, et Magda Beauty tegelikult adresseeris seda veel kord. Et ahah, okei, me näeme jälle mingi reaktsioon on ju, just selle nõudekirja teema osas. Ja mis nad siis kirjutasid? Viimased 48 tundi on olnud meie jaoks tormilised ning toonud kaasa valusa, aga vajaliku õppetunni. Vajalik õppetunn. Ma arvan, et kui saaksid ükskõik kellega konsulteerinud, ükskõik, et kui me saadame Reginale nõudekirja, kas see on nagu hea idee või? Ma arvan, et iga vend, kes ei ole Magda Beauty'ga seotud, tahaks öelda, et kuule, bro, mida sa teed? Mis asi see on isegi? Obviously nagu ära palun saada, no. Ei ole mõtet. Nagu see on lihtsalt kaevad endale auku, vaata. Eks see õppetund nagu, ma ei tea, see on nii elementaarne, aga no samas jälle, vaata. Lihtsalt mõndad jaoks sulle ei saagi aru, et see võibki nagu jama alla, vaata. Loodetavasti on õppinud ka päriselt. Ühesõnaga, olukord sai alguses suunamudjad tuleproovi telesaate võttest, mille käigus filmiti ühes Magda Beauty kaupluses. Saatesse kaasati ka meie töötaja, ei ole turundusspetsialist, töötaja, kes osales võttel ning kehastas saateformaadist lähtuvalt karmi kohtunikku. Bruh, I don't know, I don't buy that shit nagu. Nagu jälle me enne arutasime, et ma ei taha uskuda, et sulle keegi saates, suunamudjate saatest tuleb sulle ütlema, näed, sina Magda Beauty esindaja, ole munn ja et Magda Beauty on nõus selle asjaga, vaata. Ma ei usu, ma ei taha fucking uskuda seda, see ei ole reaalne. Aga ühesõnaga, et anda nõu sisuloojale. YouTube'i jaoks kokku lõigatud React video jättis kahjuks mulje, mis ei peegelda tegelikkust ega saate konteksti. Täispikas saates on selgelt näha, et tegemist oli meelelahutusliku formaadiga ning kriitika jagamine oli osa ette antud rollist. Seda on kinnitanud ka saates osalenud sisulooja oma kanalit. No Sandra ka juba switch up'is ja ta oli mingi kuulge, lõpetage ära, that's too much. Ma räägin, ma ei viitsi, ma ei võtnud nagu mitte midagi sellist ära, kus oleks olukorda natuke paremaks teinud. Me isegi jätsime selle lõpus, nagu ma ütlesin, et me jätsime lõpus selle sisse, kus nad seal justkui ära leppisid ja me veel tõime välja ka, et tegelikult lõpuks oli kõik chill, vaata. See oli see koht, kus nagu kogu selle asja paremaks tegi, vaata. Aga me nagu ei võtnud mitte midagi, see ei olnud mitte midagi fucking kontekstist välja lõigatud. Ma ise ei kannata, kui asju kontekstist välja võetakse ja nagu miks, nagu me ei teinud mitte midagi, vaata. Meie süüdi. Me lõikasime valesti. Anders, you're fired. Lõpuks eskaleerus React video TikTokis. Selle tulemusel sattus meie töötaja veel suurema kriitika ja isiklike rünnakute alla. Olukord, kus meie tore ja hinnatud töötaja sai ebaõiglase ja isikliku kriitika osaliseks, on kõige valusam osa kogu loos. Väike gaslight ka siia veel otsa. Selle tõttu oli meie jaoks oluline reageerida, et lühikese kokku lõigatud videoklipi põhjal ei jääks meie töötajast eksitavat muljet.
ja et halvustamine tema suunal lõppeks. No see on nagu, ma ei tea, ma ei oska seletada, et kui inimesed lähevad siin obviously nagu üle piiri, see on juba teine asi, aga nagu ma ei tea, solvuda seal asjade peale, kui öeldakse, et kuule, et sa käitusid valesti või su käitumine oli kuidagi nagu kahtlaselt ülbe teise osalise osast, nagu ma ei tea, kas see on nagu nii hull või I don't know, you decide. Täna olukorda värske pilguga hinnates tunnistame, et oleksime pidanud olukorda muul viisil lahendama. Lubame, et sellised olukordi enam ei esine. Suhtume suure kirega oma ettevõttesse ja meie eesmärk oli vaid toetada oma töötajad antud keerulises olukorras. Vabandame Regina ees, et see olukord nii välja kukkus. Õpime sellest kogemust ning teeme edaspidi paremini. Just kui nagu fair on ja vabandasid, aga samas seal ikkagi ajasid süü ikkagi, ma ei tea, seal minu kaela, Anders, sinu kaela, lõikasime valesti kokku. Ja no siuke nagu ifi vabandus, vaata. Aga samas nagu selgitatud ja vist said aru, et see, mis saatsid nõudekirja, see on nagu täiesti katastroofiline. No siin ka inimesed panevad, Malju kommenteeris, et töötajad saab muud moodi ka toetada kui nõudekirja saates ja siis valetades, et nõudekirja pole saadetud. See on see, millest me rääkisime. Damage is done, see oli väga hästi nähtavalt korduv valetamine, ebameeldiv suhtumine teie enda töötajate poolt. Tavakliendid on ka poodi sisenedes olnud korduvad ebameeldivaid kogemusi kliendi teenindajate, mitte office mimmude poolt. Seega tundub, et see osa teie brändist. No siin on täiesti kokt. Müüjad jälle siin vaata inimesed hakkavad juba, tõesti, et ega ongi olnud. Ja siis mingi aeg tuli välja vältele, et Kaisa on mingisuguse nõudekirja saatnud oma podcasti osas. Steven maab jälle, et ikka oskate asju hullemaks teha. Süüdistatakse neid kustutatud kommentaare. Ja inimesed panevad samamoodi siin. Vaatasin nii täispikka saadet kui YouTube videot ja seal ei olnud kokku lõigatud, vaid see oligi nii nagu paistis. Kahju, et ülgata oma ettevõtte väärtust, mängida mis iganes rolli, aga eks raha teeb oma töö. Andrei Savakin sai samamoodi nõudekirja, et halvasti kokku lõikas saate klipid ja Anders, see läheb sulle. No ühesõnaga, inimesed siin ikkagi ei ole üldse rahul. ChatGPT vibes. Vaatame, kas siin veel on midagi välja toodud. Pigem mitte, ühesõnaga. Ja siis ongi siin Regina natuke oli mures ja nutis ja tundub, et olukord praegu siinmaal neljapäeva ja kolmapäeva õhtul on see, et Magda Beauty sai aru asjadest, aga it's too late. Nõudekirja ilmselt nad tõmbavad tagasi, tegelikult selle võib eos juba nagunii pikalt saata. Ja kõik rahvas ümberringi influkad, eriti naisinflukad, kes iluteeninduses töötavad, on kõik väga pahased, kõik canceldavad, kõik ei tee enam nendega koostööd. Mul pole õrna aimu ka, kuidas siuksest olukorrast nagu välja tulla. Nagu see tänapäeva maastikul siuke asi on fucking crazy. Eestis eriti veel, vaata. USAs võib-olla oleks kuidagi teistmoodi, aga see kuidagi suva. Eestis sul on niigi vähe neid vaata inimesi, kes teevad, ja siis lihtsalt kõik canceldavad su ära, ei taha sugu koostööd teha. Mul pole õrna aimugi ka, kuidas nüüd siit välja tulla. Kõige lihtsam oleks muidugi see on, lihtsalt fucking take the L ja move on. Oleksin, nagu ma ütlesin, oleks kutsunud kogu rahva -50 enda juurde. Kõik oleks juba ammu ära unustanud. Konkurentide asemel, nagu ma ütlesin, ma paneks all in ja Magda Beauty, ma ei tea, vähemalt ma loodan tõesti, et said inimesed aru, mis seal nagu valesti tehti. Ja olgu see õpetuseks nagu ka teistele brändidele, et ära tule selle nõudekirjaga vehkima. Ühesõnaga, andke teada, mis te kogu teemast arvate, kuidas Magda Beauty võiks sellest välja tulla ja kellel siin lõpuks õigus oli, Draamat oi kui palju, eks me näe, kas see teema nüüd rahuneb maha või mitte. Tundub, et seal on juba asi klaar, asi selge. Ühesõnaga, andke teada, by the time, kui see video väljas on, siis ma olen ilmselt ülipalju raha raisanud Coachellal, nii et ja loodetavasti Bieber on ka nähtud. Mis seal ikka oli tore ülevaade, ma loodan teile ka meeldis. Ja kui miskit on, siis andke teada. Nägemist!